Mina olen Merike Kurisoo ja mul on väga hea meel tänane seminar sisse juhatada nii-öelda kunstiteaduste ühingu poolt. Ja tänane seminar on pühendatud Ülo Soosterile ja see on kureeritud Delnara Vaidre ja Liisa Kaljula poolt ja seda kõike on niimoodi hoidnud, ega seda näitust Aleksandra Murre Mikkeli muuseumist. Ülo Sooster on meie kõigi jaoks väga oluline kunstnik, aga eriti just tema 100. sünniaastapäeval. Ta on kunstnik, kes on tegelikult olnud kogu aeg meiega, kellel on nii-öelda see meie oma Eesti mõõde, aga kellel on ka see nii-öelda suur laiem välismõõde. Aga Liisa hästi kenasti palus, et ma võib-olla osutaks ühele nii-öelda võib-olla isiklikumale mõõtmele, mis võib-olla minu õõst välja tuli. Et ma olen ise ka hiidlane ja see Ülo Sooster 100 ja üldse see Soosteri aasta on olnud nii-öelda hiidlastele või sellele väikesele kogukonnale ka äärmiselt oluline. Ehk et tegelikult Sooster oli kunstnik, keda Kodusaarel teati ka siis, kui mina laps olin, 8–90 räägiti sellest. Ja ta tegelikult hiidlaste jaoks ei ole kunagi olnud ta kadunud või peidus või kusagil eemal. Ja see Soosteri loomingus, see Hiiumaa või selline igatsus sellise Kodusaare järele tagasi on see, mis ma arvan, ei puuduta ainult neid väikesaare inimesi, vaid puudutab kõiki. Ja see näitus Mikkeli muuseumis on olnud erakordselt liigutav. Ma arvan, et mitte ainult kunstiteaduse või näituse nagu selles mõõtmes, vaid ka ma arvan, isiklikul tasandil päris paljudele meist, et selle eest tõesti siiras tänu teile. Aga ilusat seminari meile ja Aleksandra. Tere tulemast ka minu poolt. Eesti Kunstimuuseumis alustasime eelmisel aastal töisete temaatiliste seminari traditsiooniga. See on nüüd järjekorras teine. Eelmise aasta lõpus toimus Põldroosile pühendatud temaatiline seminar, kus kunstniku loomingut vaadatakse laialt ja kitsalt, vaadeldakse erinevaid teemasid, mis on uued käsitluses või mis vajavad võib-olla ümbervaatamist või värskemad vaatepilgud, suunad ja vaatenurgad või siis mõnede asjade värskendamine. Ja olime kindlad, et Soosteri seminar on selles järjekorras teine, aga kindlasti mitte viimane, sest ühiselt arutades, kutsudes erinevate valdkondade inimesi, suunates nende huvi või kui on huvi, siis suunata see konkreetsete kirja pandud, sõnastatud teisideni, väideteni, teadmiseni, jagada seda asjast huvitatud professionaalidega, arutada ja selle kaudu jõuda uute vaatenurkade kujunemisele ja innustada uusi uurijaid või vanu uurijaid uusi teemasid võtma ning lisama uue lause meie ühisesse kunstiajalukku. Ja sellised väiksed verstapostid, väiksed või suured, suurus selgub alati tagantjärgi, et sellised verstapostid on kindlasti head vahendid ka kunstiteaduse edendamisel. Ja seminar tänane on, nagu on kõigile teada ja öeldud, seotud näitusega Ülo Sooster 100, mis on pühendatud Ülo Soosteri 100. aastapäevale ja toimub Mikkeli muuseumis. Eksponeeritakse seal küll erakogudest teoseid, kuid näituse raamat pole paper või pole üldse kataloog, vaid on monograafia Ülo Soosterile pühendatud suur mahukas käsitlus, kus on samamoodi nagu tänasel seminaril on mitu ettekandjat, nii ka kataloogis on mitu autorit
kelle seos Soosteri loominguga on väga erinev ja kes vaatlevad erinevaid valdkondi ning siis juba näituse raamatuga on alanud Soosteri teema ja käsitluse laienemine, siis süübimine teatud kitsamatesse teemadesse, mis varem oli vähem käsitlemist leidnud ning kaasates uusi autoreid sellesse Soosterianasse. Ja ma usun, et enamus teist on näitust näinud, aga kutsun igaks juhuks veel üles, et te teadvustaksite, see on avatud veel 3 nädalat, 4. maini ja raamat, Soosteri raamat on nüüd meil küll, läheb muuseumi ajaloo annaalidesse erandina, sest seda trükiti muuseumi jaoks väga suures hulgas, 1000 raamatut ja aastavahetuseks olid need läbimüüdud. Seetõttu nüüd on ilmunud või kohe uuel aasta alguses ilmus uus trükk või juurdetrükk ning seetõttu on võimalik veel Soosteri raamatut osta, aga nagu raporteerib meie kassaprogramm, et seda ei jätku ilmselt väga kauaks. Näituse lõpuni kindlasti jagub, aga Soosteri, see, mis näitab huvi Soosteri loomingu vastu ja on ka tunnustuseks näituse, nagu Merike osutas, emotsionaalsusele, sellele puudutavasele, et inimesed, kes tulevad näitusele, tahavad tükikese Soosteri loomingust ka endaga kaasa võtta, mis tõttu on ka raamat on väärt nii sisuliselt kui ka selleks meenutuseks. Ja sellega ma oma lühikese sissejuhatuse lõpetan, et kutsun teid pärast tänast seminari, võib-olla mitte täna, aga siis järgnevatel päevadel veel kord Soosteri näitust vaatama ja osa saama ka publikupäevast, mis on 26. aprillil laupäeval. Ja siis saab ka kuraatori tuuri kuulata. Aga praegu näituse kuraatorid on Liisa Kaljula ja Laura Taidre ja palun Liisa siis seminari tutvustust. Aitäh Merike ja Aleksandra nende heade sõnade eest. Mina tervitan ka kõiki, tore, et meil on saal täis tänasel siis Soosterile pühendatud seminaripäeval. Ja nagu Aleksandra juba ütles, siis tänane seminar, nii nagu Mikkeli muuseumi näitus ja Eesti Kunstimuuseumi raamat, on pühendatud Ülo Soosteri 100. sünniaastapäevale, sest Sooster oleks 2024. aastal koos sürrealismiga saanud 100-aastaseks, kui ta ei oleks elanud üksnes 46-aastaseks. Aga oma lühikeseks jäänud elust hoolimata jõudis ta jätta maha siis väga mitmekülgse loomepärandi ja sellele mitmekülgsele loomepärandile tegelikult tänane seminar on ka pühendatud, sest meil on kavas ettekandeid nii füüsikutelt kui lüürikutelt, nii kunstnikelt kui kirjanikelt, nii kunstiteadlastelt kui kirjandusteadlastelt. Ja seesama interdistsiplinaarsus jätkub siis seminari ettekannete teemades, mis käsitlevad siis nii Soosteri maale kui Soosteri joonistusi, nii tema illustreeritud ulmeraamatuid kui teaduskirjandust, aga kõiki neid esinejaid ja teemasid ühendab siis sellise katkematu liinina Sooster ja kosmosetemaatika tema loomingus. Sest vist mitte ühegi teise Eesti kunstniku puhul ei saaks korraldada tervet seminaripäeva, mis oleks pühendatud kosmose teemale. Ka selles mõttes on Sooster eriline ja enne kõike tuleks siis kosmose huvi põhjuseid Soosteri puhul otsida tema sellisest haruldaselt suurest huvist ja uudishimust kõigi maailma asjade ja kogu universumi vastu. Ometi ei pruugi see kosmos Soosteri loomingus alati tähistada
astronoomilist dimensiooni. See võib tähistada ka ajaloolist dimensiooni, rääkides siis külmast sõjast ja 60ndate aastate kosmoserallist. Aga kosmos võib tähistada ka psüühilist dimensiooni või erootilist dimensiooni, olles siis sellest viletsast ja muserdavast Nõukogude reaalsusest põgenemise võimalus. Aga ta võib tähistada ka filosoofilist dimensiooni ja olla siis Soosteri oma mütoloogilise kosmoloogia tähistaja, tähistades siis seda loomingulist universumit, mida Sooster terve oma elu rajas oma joonistustes ja maalides. Aga sellest kõigest juba siis õige pea ettekannetes ja seminaripäeva esimest plokki modereerib minu hea kolleeg Elnara Taidre, kes on siis Soosteri näituse kaaskuraator koos minuga ja Soosteri raamatu kaaskoostaja. Ja see esimene plokk on pühendatud siis Soosteri raamatu illustratsioonidele ja kestab umbes 2:45.